Aga minu kõrvale on kogunenud tänase hariduskonverentsi siis kolmas paneel ja meie kolmanda paneeli teemaks saab digihariduselu õppejuhi pilgu läbi. Ning meiega koos siis 3 õppejuhti, 3 inimest, kes siis on need nii-öelda korraldajad, elluviijad, rakendajad, mis vaid võib termineid sinna juurde tuua. Olge head, esimene küsimus kohe teile. Millised on siis selle erakordse 2020. aasta korraldamise tagamaad, mis koolis läbi õppejuhi pilgu silma paistavad ja millest oleks hea kolleegidega täna siin ühine aruteluring teha? Tohutu muutuste aeg, et ükski päev enam ei tea, mis päev toob. Et see on hästi huvitav aeg. Ja see, et tõesti õppimine absoluutselt igal tasandil, mis praegu koolis toimub. Garderoobi tädist kuni tõesti õppejuhi direktorini, lapsevanemateni välja. Ehk et terve kogukond õpib. Terve kogukond õpib. Et meil ei ole enam hariduses nii, et need, kes peavad klassis õppima või peavad rühmas õppima, vaid terve kogukond õpib. Võib-olla oleks see ketserlik öelda, et võib-olla õpilased õpivad kõige vähem. Et kõik see muu tugi seal, või kõik teised õpivad kõige rohkem praegu võib-olla. Julgelt välja öeldud koroona ja paradoks. Me kõik õpime palju rohkem selleks, et nemad saaksid õppida. Ma arvan küll, jah. Väga hea tähelepanek, palun. Ma võtaks Mihkli sõnajärje üle ja tegelikult tõesti õppimine on hästi oluline võtmesõna, aga ma arvan, et teine ja veel olulisem on ka koostöö, et õppimine ilma koostööda kindlasti ei toimi ja õppimine just selles koostöövõtmes, et õppija areng oleks igast küljest toetatud ja tasakaalustatult toetatud. Ma võin kuulda, et huviharidused kannatavad. Kas kannatavad, võib-olla on see mõtlemise koht, et kuidas seda huviharidust anda edasi nii, et ta ei kannataks, vaid ta oleks seotud üldise õppekavaga. Ehk kuulen ka vaatenurga muutust, et küsimus ei ole enam mitte selles, mida me teha ei saa, vaid iga lause või korralduse taga on küsimus, kuidas nüüd seda siis sel moel teha, et lapsed õpitud saaks? Ja ma olen sellega hästi päri, et tegelikult kõige lihtsam on öelda, et ei saa või ei või jätame ära, aga otsida neid lahendusi, et kuidas saab ja mismoodi on lihtsam ja rohkem saaks kaasatud õppijaid, et see on nagu üks oluline õppejuhi ülesanne, ma arvan, praegusel ajahetkel. Nende väga lahedate ülesannete eest teid ka tänatud on lapsevanemate poolt? No ma arvan, et ikka on tänatud, kas see on alati jõudnud kohe adressaadini, aga juba läbi klassijuhatajate, juba läbi selle, et õppijad ju osalevad aktiivselt oma tegevustes ja õpetajad panustavad oma aega teistmoodi, uutmoodi tundide väljamõtlemisele, see on ka suur tänu. Aitäh, aga palun, ja Madiselt ka, et uuenduste tagamaad. Mina arvan, et minu kõige suurem sisemine küsimus on olnud hoopis väärtussüsteemis. Ehk mitte niivõrd see, et kuidas toetada konkreetsete oskuste või teadmiste kujunemist ajaloos või ühiskonna õpetuses, vaid kõige klassikalisemas mõttes filosofeerida selle üle, et mis rolli üldse Eesti kool tänases ühiskonnas kannab. Et kui me 16. märtsil koju jäime, siis ma usun, nagu ka eelkõnelejad ütlesid, et Eesti kool õppis hästi kiiresti erinevad lahendused ära, kuidas minna digiruumi ja seda tundi teha. Aga pigem oli küsimus see, et millist väärtussüsteemi me läbi selle digimaailma peaksime proovima õpilastes endiselt nagu kujundada. Ja mis on need vahendid, et nendeni jõuda. Me oleme jõudnud täna olukorda, kus on kas Zoomi või siis Google Meeti ekraanil kõik need aknad avatud, aga et kas nad on päriselt kaasas või et kuidas neid tunnustada tehtud töö eest niimoodi, et sa ühelt poolt ei kaota koolis õppetunni aega, aga samal ajal hoiad üleval seda motivatsiooni. Ja kui ma eelmisel nädalal tegin päris palju gümnaasiumiastmes suulisi arvestusi ja kuulasin, siis mul ei ole kurtma vaja nagu teadmiste või oskuste osas. Aga ma tunnen seda, et õpilaste jaoks on ka väga suured väljakutsed, et
tänane distantsõppe ootab õpilaselt väga suurt iseenese motiveerimist, mida me võib-olla ei ole osanud Eesti koolis nii tugevalt läbi aastate kujundada. Selles on täna meil vajakajäämisi? Selles on mitte vajakajäämisi, vaid võib-olla selliseid väga suuri väljakutseid, et olen reaalkoolis teinekord mõelnud, et miks Ene Saar läheb enne sellist juhtkonna koosolekut kohvikust läbi ja ostab ise croissante kaasa ja võtab juustu kuskilt või keegi toob kommi. See on sellise inimliku sotsiaalse energia või sünergia loomisel erakordne. Kui sa lähed klassi uksest sisse ja sa teed esimese nalja esimesele õpilasele ja lased pilguga üle klassiruumi, siis sa lood õpetajana mingi see ruumi, kus on hästi mõnus õppida. Kui sa läheksid digikeskkonda, avaksid oma esimese croissanti või kohvitassi, siis sa mõjuksid veidrana ja võib-olla ühte aknasse nalja paiskamine ei ole võib-olla kõige sobilikum. Et minu jaoks on täna nagu pigem küsimus selles, et ma tean, kuidas nüüdseks saavutada need õpitulemused, aga kuidas toetada sellise inimese kujunemist, kes oleks nauditav partner just oma emotsionaalses minas, see on minu jaoks nagu asi, mida ma tahaks kellegiga koos mõtestada. Aitäh! Ma kuulsin ühte sõna, mis on ülimalt oluline käesoleval õppeaastal. See on kohalolu. Kuidas õpetajana olla kohal, kuidas luua selline side, et õpilased on kohal ja kuidas teha ka nii, et teadmised selles võtmes, kuidas neid läbi digi ja läbi distantsi või hübriidvõtete juhtida saab, oleksid kohal. Selle kohal olemise juurde tuleb vaieldamatult sisse ka vaimne tasakaal. Öelge palun, te näete uute käskude ja korralduste peale tungi iga päev. Tõenäoliselt olete te mitte nagu postkontor, aga midagi veel kiiremat. Või kirjanike maja olla ei saa, sest kaaskirjade ilmselt mõnele kirjale juurde ei jõua kirjutadagi. Mismoodi õpetajaskond teid nii-öelda siis sallib, kuidas õpetajatel on sellist kiiret virvarri vastu võtta ja kuidas õpetajatest ka samal ajal hoida vaimset tasakaalu, et nad jõuaksid oma põhitööd õpetamist teha? Ma arvan, et hästi oluline on tegelikult see suhe, mis on kollektiiviga varasemalt loodud. Nii nagu õpetaja, kui ta läheb klassi, kas läbi ekraani või siis päris ruumi sisenedes, on see suhte loomine oluline. Ehk õpetaja võimestamine ja ühtemoodi kokkulepitud kokkulepped. Et võib-olla siis sellised väiksemad muudatused, mis tulevad kas sageli kiiresti või ootamatult, ei löögi õpetajad nii palju rivist välja. Kui ma räägin enda koolist, siis me oleme kokku leppinud sellise õpetamise põhimõtete või õpetamise ringi põhimõtted, kuidas tundi üles ehitada. Ja kui õpetaja lähtub oma tunni ülesehitamisel sellistest kokkulepetest, siis ei ole need väiksemad või suuremad muutused alati nii kõigutavad. Et selline kokkuleppe, üksteise võimestamine, võib-olla üksteise toetamine ja kindlasti õppimine läbi eksimise. Mina eksin, õpetajad eksivad, lapsed eksivad. Et seda tuleb nagu võtta hästi rahulikult ja hästi tunnustavalt, et me kõik ju proovime leida praeguses olukorras erinevaid võimalusi ja parimaid lahendusi. Aitäh! Kindlasti see, et õpetaja teab, et ta saab minu poole pöörduda, kui tal tekib küsimusi. Et selline teadlikkus, et ka minu kui õpetaja selja taga seisab keegi. Kindlasti Tiinaga olen nõus, et just see sama julgus eksida, et ka mina alguses oli ikka väga keeruline nende online tundide pidamine. Nii mõnigi kord läks pange ja jagada seda oma kolleegidega, öelda, et ma olen ka selline paras digitoitu, et läks täna nii ja võib-olla mõnikord naerda ja muheleda. Ja kindlasti ma arvan, võib-olla praegu on hästi oluline ka tõesti võtta nii mõnigi kord ka muul ajal telefon ja küsida mõnelt kolleegilt, et kuidas sul tegelikult läheb ja luua selliseid võimalusi, kus lihtsalt rääkida. Et kõigil on raske, aga mõnikord on selline jagatud mure ka ikka palju lihtsam kanda.
ma arvan, et mis kevadel väga hästi õnnestus, oli kokku lepitud mingisugune töökorralduspool. Et kogu kool reaalkoolis tuli üks kord nädalas kokku. Me kohtusime Google Meeti vahendusel ja olid teatud teemad, mis olid nagu läbivad, mis olid kommunikatsiooni koha pealt hästi olulised, mis edastas direktor, aga oli pidevalt teatud nagu murekohtade kaardistamine ja kohe pidevalt endale ka vastamine. Et samal ajal, kui direktor teatud infot andis keskselt edasi, jooksis külje pealt see chati rida, kus sai küsida ja me jälgisime õppealajuhatajatena seda, et need asjad saaksid kõik vastatud. Siis teine pool oli see, et Eesti koolis peab paratamatult direktor, õppealajuhataja, tegelikult ka õpetaja või klassijuhataja olema piisavalt adekvaatne, langetama iseseisvalt ka teatud otsuseid. Ehk kui selline tsentraalne info on paigas, siis selline usaldus, et ta saab ikkagi hästi hakkama nagu teatud otsuste langetamisega. Mida me väga jõuliselt jälgisime, oli see, et lapsed ei kaoks ära. Ja selle jaoks olid siis tõesti õppealajuhatajad need, kes jõustasid klassijuhatajaid, kes regulaarselt klassijuhatajatega vestlesid, et küsida võib-olla ühelt poolt seda sama, mida Mihkel ütles, et kolleegi käest, et kuidas sul läheb, aga et kuidas su õpilastel nagu päriselt nagu läheb, et kas on neid kohti, mida on vaja nagu aidata. See sügis on olnud natukene nagu võib-olla tormilisem isegi, et kui kevadel oli kindel, et nüüd me läheme ja oleme distantsil ja nüüd on sellisel viisil ja oli teatud stabiilsus, siis ega me tänaseks ei ole ju leidnud seda ühtset keskset sõnumit. Ja ma saan ka sellest aru, miks seda ei suudeta teha, et tahetakse maksimaalselt säilitada erinevates kooliastmetes sellise kontaktõppe võimalust. Ja me nägime väga selgelt, et võib-olla kui minister lahendab mingisugust küsimust, siis ta ei suudagi mõelda, et Tallinnas on näiteks mingi olümpiaadi koolivoorm tulemas või et Tartu õpetajad olid võib-olla tugevamini rääkinud või koolijuhid seda, et on olemas võõrkeeleksamid, mis tuleb ära teha. Ja ka siis seda, et kuidas ikkagi pakkuda õpilastele sellist tõhustatud tuge, et nad reaalselt ei jääks üksi, ehk võib-olla selline koond, mida ma siit võtaks, et sügisel me peame palju tugevamalt mõtestama seda, et mida teha nende õpilastega, kelle kohta sai kevadel hästi jõuliselt öeldud, et kõigile distantsõpe ei sobi. Et see ei ole ainult logopeediline abi, siin võib olla see sama vaimne küsimus, et võib-olla viimane näide, siis ma annan sõnajärje üle, et raamatukogus, kui meil siin eelmisel nädalal 5 tükki koos õppisid, siis raamatukogu juhataja ütles, et nad seal natuke naersid ka. Ja mõnes mõttes mul oli kahju, et nad selle kirjandi kirjutamise olid veidi kõrvale tõstanud, aga teise koha pealt ma olin nagu ka õnnelik, et see naeru pool oli ka see, mida kevadel oli ju mingitele inimestele väga vaja, mis ei puudu. Et jah, see pool ka siia juurde. See on hästi aus tähelepanek just nimelt selle huumori poole pealt, et kui palju see lihtsustab teatud protsesside settimist, ka endale vastuse otsimist, kui ka lihtsalt seda sotsiaalset mõnu, kas koos õppimisest või koos avastamisest. Ma ei tea, kuidas teie kogemused on. Minul täiskasvanute õpetajana on olnud päris keeruline endale maha müüa sarnaseid võtteid, nagu ma kevadel kasutasin, nüüd ka sügisel. Ja ma tunnen, et digisotsiaalsusest, kui nii võib öelda, on huumorit väga palju vähemaks jäänud. Sa tahad hoida seal kvaliteeti, sa tahad olla väga, kuidas ma ütlen, mingises mõttes õpitulemusest lähtuv. Ja siis sa alati mõtledki seda, et võib-olla klassiruumis sobib rääkida seda, et mingit aspekti inimese eraelulisest poolest, mis kõlab seal. Täna hommikul, kui ma alustasin 10. aega tunde, siis ma ikkagi rääkisin sellest, et kellel siis on kuusk toodud ja kuidas jõulutraditsioon on, et siin ongi ikkagi mõistlik kogu selle efektiivsuse juures, et kui enne oli küsimus, et mida kindlasti arvestada, et mis toob õpilased sinna digikeskkonda on see, et see tund peab olema kvaliteetne, ta peab tundma seda, et ma läksin selles tunnis nagu tõesti targemaks või et ma sain mingisuguse oskuse juurde. Ja see peab olema selles osas kvaliteetsem, et ta üksinda ei oleks selleni jõudnud, et seda tuleb tugevalt mõtestada. Aga see ongi nähtavasti see väljakutse, et homme sa ei saa jälle rääkida, et kuidas jõulukuusel läheb, et tuleb leida teine teema.
jah, võib-olla õpetaja ei julge seal digis nii väga seda oma emotsiooni lasta nagu vabalt lennata, aga tegelikult on seda ikkagi vaja ja teistpidi jälle see tunni ülesehitamine digivahenditega kindlasti teatud fookuseid hoiab hoopis teise koha peal, kui me klassis seda lapsega suhtleme, nii et aga selline mõistliku tasakaalupunkti leidmine on ikkagi vajalik ja sellise emotsiooni toomine ka videotundi on väga vajalik selles mõttes, et kuivalt selle materjali edastamine ei ole efektiivne, et kasutada erinevaid digikeskkondi, erinevaid mängulisi võtteid ka nende õpitulemuste kontrollimiseks või tunni häälestamiseks, eelhäälestamiseks minu arvates väga okei selline asi. Ma hakkasin mõtlema, et naerda on ju väga keeruline seal online tunnis, et kui isegi kui õpetaja nalja teeb, siis kuna mikrofonid on kinni, eks ole, on õpetatud ära, siis ju ei kuule, et muu auditoorium naerab, et kõik naeravad oma ette. See tekitab ilmselt selle kummalise efekti. Aga absoluutselt nõus, et tegelikult jah, et digitund on hästi teise fookusega ja täiesti nõus, et seal et miks ma sinna üldse lähen, miks ma vean ennast hommikul kell 8 sinna ekraani ette, on õpilase jaoks just see sama küsimus. Aga eriti klassijuhatajana ma tunnen, et tihti ja ka õpetajatega tegelikult on mõnus just luua selliseid võimalusi, et kus on see nii-öelda vaba mikrofoni koht. Et nii-öelda selline digitaalne klassijuhataja tund või digitaalne kohvipaus nii-öelda õpetajate toas, et kus ongi võimalik natukene sellist vabamat õhkkonda luua. Ja tegelikult, kui see on kokku lepitud ja töötab, et siis ta töötab samamoodi nagu silmast silma selline õpetajate kohvipaus. Te mainisite mitmel korral õpetajaid tohutus muutuste tuules. Mis teie arvate, kas peaksime me olema jõudsamad ja jõulisemad selleks, et kollegiaalne kovisioon jõuaks igasse kooli, igasse lasteaeda? Eriti nüüd, kui see digiaeg siis piirangute vahel õpetamist nii-öelda tasakaalustades või et kuidas leida seal osas võtteid, et kas kollegiaalsest kovisioonist tunnevad koolid hetkel puudust? Kas sa mõtestad selle all nagu sellist ühisõppimist digimaailmas? Ma mõtestan selle all sellist minigrupis õpetajad 4-6 omavahel sellises turvalises koosõppimises, koos ventileerimises, koos naermises, koos nutmises, koos julgustamas ja võimestamas teineteist selle tööga hakkama saada. Mõtestan otse kui teraapia vormi, ent nii, et ei ole seal superviisorid kõrval, vaid et kovisioon toimub kolleegide vahel. Ma siin saan tuua lihtsalt reaalkooli näite nii palju, kui meil on õppetoolide põhine. Et kui sul on koolis juba olemas olevad tegutsevad õppetoolid või siis ainesektsioonid, kuidas kooliti need on, siis ma arvan, et need toimivad üsna hästi. Et selle õppis Eesti kool märtsikuus ikka väga hästi ära ja see on ka suurte koolide eelis. Et kui ma töötasin Pärnu vanalinna põhikoolis ja ma olin üksinda ajalõpetaja, siis oli oluliselt keerulisem ju mõtestada ajalõpetamist vanalinna koolis üksinda. Et siis ma pidin ikkagi leidma partnereid kas Sütevakast või Koidula koolist, kellega koos mõelda. Aga sellises suurtemates koolides on grupid olemas, kus nad saavad ühelt poolt ventileerida, aga eelkõige jagada olemasolevat materjali ja jagada selle läbi ka teatud sellist õnnestumist. Ja ma arvan, et see õnnestumine on see pool, mis siis nagu seda energiat taas toodab ja ka vastu pakub. Meie oleme teinud ja minu arvates töötab väga hästi õpiringide süsteem, et õpetajad just nimelt võimestavad üksteist, räägivad üksteisele oma selliseid parimaid praktikaid õpiringis ja see antud ajahetkel vist ei olegi oluline, kas ta toimub kontaktis kuskil või on ta videosilla läbi, et selline õpiring ja seal sees õpipartner, kus näiteks IT-s tugevam õpetaja toetab õpetajad, kes vajab IT-alast tuge, et see süsteem on meil päris kenasti käima läinud ja tänu sellele ilmselt ka nende videotundide tegemine on õpetajale, kes võib-olla ei võta seda arvutit ja IT-keskkonda kui aabitsat enda jaoks lahti, et ta on julgem selles ja ta saab toetuda kolleegile, et kindlasti selline väikses grupis arutamine,
selline korduma kippuvate küsimuste rubriik, nagu meil on tehtud, et see on vajalik antud ajahetkel, jah. Ma võtan kohe sõnasabast kinni, et ma arvan, et mida on see aeg meile õpetanud või näidanud, on see, et Eesti õpetaja julgeb eksida ja öelda, et ma ei olegi kõige oskaja, et selline tubli maatõugu Eesti õpetajal, tal oli ikka, ma arvan, raskusi, ega mul endal on ka raskusi ikka öelda, et keeruline on või ei oska, ei saa hakkama. Aga ma arvan, et kuna kõik olid selles olukorras, siis tegelikult seesama ka abi otsimine, vigade tunnistamine, oma õppimisvajaduse kaardistamine selgemalt, ma arvan, on laiemalt tulnud nii-öelda Eesti õpetaja teadvusesse ja see on minu meelest ainult positiivne, seesama, et me kõik õpime tegelikult ja kogu aeg. Ja lisaks sellele, et on need ainekesksed grupid, et samamoodi meil on korraldatud ainetoimkondade põhimõttel nende õpetajate selline koostöö, siis huvitav oli märgata, et tegelikult hästi palju tekkis ka selliseid aineteüleseid tegelikult õpetajate gruppe, kes panid keerulisel ajal oma pead kokku, et kuidas mingisuguseid aineteüleseid selliseid projekte nagu ellu kutsuda ja nii mõnigi õpetaja avastas seda, et kui palju tal on võimalik õppida teise aine õpetajalt, mille peale ta kunagi ei olnud nagu võib-olla tulnud, et tegelikult kui palju on matemaatikul kehalise kasvatuse õpetajalt õppida. Et ma arvan, et see aeg on neid kaarte hästi palju seganud ja teistpidi pööranud. Kuidas me õppejuhtidena, vabandust? Ma tahaks ühe mõtte veel öelda võib-olla, mis nagu Eesti koolis on olnud hästi pikka aega selline fookus, et räägime aineõpetajast, aga tegelikult võib-olla tänases situatsioonis on oluline rääkida üldse õpetamisest kui sellisest. Õpetamine läbi erinevate õpistrateegiate ja õpilase õppima õpetamine, mis on nagu kooli kõige esmane ülesanne. Ja siis juba sinna taha tuleb ükskõik mis aine, nii et selles mõttes see õppimise koht nii õpetajale kui lapsele kui lapsevanemale siin on nagu hästi-hästi oluline ja teistsuguse fookusega. Ma tänan, et te selle välja tõite, sest just nimelt mõtteviisi muutus, kui nii võib öelda, et mitte unustada ära ainet, vaid anda sellele ainele rohkem võimalust. Taaskord üks koroonaaja paradoks, mis on meie õpetajate töölaualt läbi tulnud, kui me räägime lõimimisest ja kui me räägime ka sellisest värskest vaatenurgast, kus me teame, et ei saa lükata õppimist järgmise aasta märtsisse, kui mul tuleb seminar. Õppida on vaja eile. Õppida on vaja just sellel hetkel, kus me oleme. Koolides ma arvan, et üsna rohkem ja rohkem hakatakse juba alates esimesest klassist ju õpetama ikkagi õppimist läbi õpistrateegiat, et õpilane mõtestab oma õppimise, ta oskab sinna taha rakendada konkreetse strateegia, mida ta oma õppimise lihtsustamiseks, süstematiseerimiseks rakendab, et ma arvan, et õppejuhtide üks oluline töölõik ja väljakutse on just õpetajatele neid selliseid võimalusi leida ja otsida ja kindlasti kovisioon, üksteiselt õppimine on üks väga tõhus meede selle juures. Ma osalesin sügisel Bulgaaria ajalõpetajate korraldatud digitaalse õppekonverentsil, kus nad analüüsisid kogu seda koroonaperioodi. Ja ma arvan, et Eesti õpetajal on suhteliselt hea taustajõud olnud. Me elame ikkagi riigis, kus e-riik on väga kõrgelt arenenud, et kui ma kuulasin, mida peavad tegema Hispaania, Itaalia või Makedoonia õpetajad olukorras, kus neil ei ole ei vahendeid, ei digipädevust ega ka levivad wifi'd kuskil, siis see on hoopis midagi muud. Mis meie jaoks on võib-olla selline õppimise koht ja edasiliikumise koht on see, et nüüd, kui me oleme rääkinud nendest erinevatest õpistrateegiatest, et millised õpistrateegiad on sobilikud just sellisesse digisüsteemi, sest need on ju tänasel päeval natukene ikkagi teised. Mis osa on see, millel peab õpetaja juures olema näitlikustamisel, mida me saame talle anda nagu nii-öelda lisajõuna juurde, siis võib-olla sellise tasakaalu leidmisena, et kui palju on see kodutöö või millisel viisil me integreerime need erinevate ainetega. Ja lõppkokkuvõttes, mida me ei ole tänaseks päevaks ju väga hästi lahendanud, et kuidas saavutada Eesti koolis õpitulemuste hindamist digitaalkeskkonnas nii, et õpilane on kodus, aga et see on akadeemiliselt korrektselt ja väärikalt sooritatud. Et see on ju täna meil ikkagi lahendamata koht nii väärtussüsteemis, et meie kodu ei põrku tagasi
toetamaks või leidmaks abi töö sooritamisel, kui ka siis see pool, et kuidas selliste ülesannete, kui hästi lihtsaid tasandeid on väga lihtne kontrollida, aga kuidas kontrollida näiteks ajaloos või ühiskonnaõpetuses selliseid mõtlemise tasandeid ja konstrueerida selliseid ülesandeid, mis oleks nagu vaimule tugevamalt välja kutsunud või ka kontrolliks, kas need kõrgemad asjad on nagu saavutatud, et see on praegu see koht, mida ma arvan, et me peaksime siit aastast kaasa võtma, lisaks sellisele väärtussüsteemile, mida ma ennem rääkisin, ja siis mõtlema, kuidas seda tulevikus parandada tsentraalselt. Oluline on selle juures see, et õpetaja ei lähe hulluks nende ülesannete välja nuputamisel ja kõige selle nagu tegemisel. Et see on jah ka asi, mida mina tajusin, et mida sellises väikeses grupis on võimalik toota, et kui ma praegu ikkagi näitlikustan hoopis teistmoodi, et oma ajalooatlast ma ei saa neile näitlikustada seal, et ma pean leidma need kaardid, ma pean leidma need materjalid ja on ka võib-olla klassis oma miimikaga koos sa saad enamat edasi anda, et kui ma kunagi käisin plektruumis, siis Joonas ütles, et meil on hästi staatiline, et sa pead keha liigutama. Võtta klassiruumis ma suudan oma kehaga neid puunjasõjad ka natukene ära õpetada, aga seal arvutiekraani taga ma ei saa seal puunjasõdasid väga liigutavalt teha. Et mida ma nagu mõtlen on see, et ja see võtab tohutult palju aega, ka see pool, et kui me tahame tulevikus enam distantsi siduda oma õppesse sisse, siis me peame kindlasti leidma selle koha, mida me tänasel õpetaja päevakavas nagu ümber korraldame, et tal oleks seda aega sinna panustada. Et ma arvan, et see on üks õppekoht, mida Eesti riik peaks ka kaasa võtma, et tuleviku kriisi jaoks peaks olema meil õpetajale antud võimalust ja aega ennetavalt töötada, et me ei põleks sellises situatsioonis lihtsalt läbi. Või et meil oleks ka digiteeritud materjale, kus õpetajad saavad risttegevustena nii-öelda riiulist võtta või haridussüsteem ühiselt osta teatud lühiloenguid ette selleks, et karmimad ajad ära juhtida. Sest me ju teame, et õpetajate kogu selline muutus, ka kriisimaitseline, ei ole ka kusagile välja kadunud selle koroona ajaga. Vaatasin hiljuti filmi Aleksandria raamatukogust ja ka selle sama distantsõppe raames, et kuidas siis õpilastele soovitada filme, mis neid näitlikustaks. Ja ma tajun seda, et meie riigis on need papüüruse rullid erinevates kohtades nagu olemas. Aga kui me märtsis ja natukene ka praegu siin sügisel selles Aleksandria raamatukogus sees oleme, siis neid papüüruse rulle, mida mulle on vaja läbi töötada, et jõuda selle vajalikuni, on lihtsalt meeletult palju, et võib-olla ka see pool võiks olla meile mõtlemiseks, et kuidas süstematiseerida tsentraalselt ära oma materjalid sellisel viisil, et kui ma vajan reaalselt abi, siis mul ei kulu selleks tunde, et selle abini nagu jõuda. Et see on üks asi, millest mina tajusin. Üks kogemus täitsa kevadest oli ju see, et kui sa pead õpetajale ütlema, et ära mõtle üle või ära valmista nii palju, et tõmba tagasi, rahulikult tee oma tunde, et sa ei pea kogu aeg nagu andma endast 120%, sest seda oli näha, et õpetajad hakkasid järk-järgult läbi põlema just sellepärast, et see olukord oli nii uus ja nad tahtsid teha kogu aeg endale nii-öelda väga heal tasemel neid asju ja kuna nad pidid igaks päevaks uuesti jalgrattaid leiutama, et siis ühel hetkel oli just seesama nii-öelda õppejuhi roll tõmmata korra pidurite tagasi, et kõik on hästi, et võtagi üks tund, kus sa oled selle mingi õpiku ja töövihikuga või tehke neid opiku ülesandeid ja kõik on väga hästi, et töötab. Eks neid keskkondasid ju nagu mingil moel on loodud ka, et võib-olla tõesti see koostöisuse moment, suures koolis tõesti on ühe aine õpetajaid rohkem, et saada jagada üksteisega materjale, et ei olegi vaja sageli ise seda jalgratast leiutada, aga on vaja teada seda kohta, kust kohast neid asju otsida, et selles mõttes selline hea ühtne digi, ma ei tea, mingisugune varamu, mis võib-olla küll praegu opiku e-koolikoti näol on olemas ülesannetega, aga kuidagi, et ta oleks veel lihtsamini õpetajal kätte leitav, et see on mõtlemise koht või teine asi ka see, et õpetaja tõesti peaks oma digitunni või online tunni, veebitunni üle mõtlema sedasi, et mida ta seal ikkagi konkreetselt räägib ja kui palju ta seda ette valmistab, millised lingid, millised videod on ette valmistatud, et mitte seal konkreetsel ajahetkel väga läbi põleda. Kui see üks kord on see ratas ju läbi tehtud, ma kujutan ette, et teist korda natuke lihtsam. Kas te märkasite ka nüüd läbi selle 2 kriisi tulles, et põlvkonniti oli õpetajatel, kellel kergem, kellel raskem?
ma olen alati väitnud seda, et need õpetajad, kes seal 70ndate lõpul ja 80ndatel aastatel oma hariduse said, on saanud väga hea pedagoogilise vaistu. Ehk täna, ütleme 55, 60, 65 aastane õpetaja suudab ükskõik, milline on riiklik kommunikatsioon, säilitada väga selge kesktee ja arusaamise, mida ma pean sellele õpilasele ära õpetama. Tema takistuseks võib olla see, et ta ei ole leidnud kõige paremat vahendit oma selle metoodilise repertuaari rakendamiseks, et see võib olla selline koht. Aga need eakamad õpetajad võivad olla ka ja on reeglina ka väga-väga, kuidas me ütleme, motiveeritud või vastutustundlikud, et nemad kannavad välja sellepärast, et nad teavad, mida nad peavad tegema ning nad tunnevad sellist vastutuse poolt. Ja kuna see vastutus käib nendega kaasas, siis kõik need õpetajad leidsid ka selle lahendi, kuidas oma tundi siis seal veebis teha, et ma olen ikka näinud nii kaameraga kui kaamerata, nii dokumendikaameraga kui veebimaailmas, nii YouTube'i videosid tegemas, et see ei ole täna üks-üheselt vanusega seotud. Kindlasti on neid, kes ikkagi jooksid kokku. Et seda seltskonda oli, kes hangusid ära ja kes vajasid haridustehnoloogi tuge rohkem. Ja võib-olla selle eakama õpetaja eelis on endiselt see, et ta suudab ära otsustada, mida ma ühes tunnis suudan teha. Võib-olla selle noorema puhul on see, et ta teab kõiki neid vahendeid, aga on seal jällegi see tohutu nagu küllus. Ja mida ma pean väga suureks väärtuseks on see, et sa mõtestad selle tunni sees ära, mida sa seal teha tahad, mitte seda, et sa teekid tunni. Et võib-olla see seostub ka kogu sellise kommunikatsiooniga, mis viimastel nädalatel on, et kas meil on koolivaheaeg või mitte või kas me viime ellu õppekava või mitte. Et see eakam õpetaja väga selgeks teab, mis on see õppekava osa, mida ma ellu viin. Võib-olla on vaja mõnele osale ühiskonnast veel seletada, et mis on see, mida me seal koolis üldse teeme. Ma arvan, et eesmärk paigas, õppijat on vaja toetada ja võib-olla siis Madisega nõus olles, et teatud vanuses õpetajad on saanud metoodilist tuge ülikoolis õppides ilmselt rohkem. Et võib-olla noorem põlvkond oskab tõesti digivahendeid rohkem kasutada, orienteerub selles, aga ta ei orienteeru selles horisontaalses ja vertikaalses ajateljes just õppekava koha pealt, et mis on õpiväljundid, kuhu see laps peab välja jõudma, et võib-olla selline tempo või kaas on seal vales kohas põhjas. Aga tegelikult, kui sa ikkagi nagu eesmärgi sead paika ja saad täpselt aru, mis sa teed, siis on see võimalik. Ja vanus siin tõesti mingit rolli mängi. Ma küsisin ka eile seda konverentsi ette valmistades ühe hea noore õpetaja käest, kes õpib siis haridusjuhtide programmis. Et kuidas sina tunned? Kuhu sinu tulevik siis haridusjuhina? Kõigepealt siis õppejuhiks ja sealt edasi siis asutuse juhiks. Et kuidas, mis sa tunned? Mis sul seal põletab? Ja ta ütles hästi vahvasti, et ärge kujutage ette, et minu vanuses ma saan kohe muutujaks ehk selleks, kes hakkab tohutult muutma. Mul on ülesanne minna ikkagi tandemiga ehk et selle põlvkonnaga koos, kes täna koolis õpetab, on väga pedagoogiliselt pädev ja et see lootus, et noored tulevad ja muudavad kõik ära. Et ta kuidagi ütles, et see kuvand on äkki nagu liiga kohustus nende jaoks. Tõi hoopis sellise võtme välja, et kui vaadata uut põlvkonda, et äkki neid see ka hirmutab, kui nad peavadki tulema ja kõiki asju hakkama muutma. See võib ju nii olla, sellepärast, et oodatakse suurt muutust, aga mis see muutus on? Kui me hakkame sellest muutusest laias laastus nagu tagasi minema, siis me jõuame Johannes Käisi, jõuame üldõpetuse põhimõteteni, jõuame metoodikateni, et tegelikkuses hea unustatud vana, mis võib olla mingisuguses hetkes nõukogude haridusega läks väga ainekeskseks ja see metoodiline pool natuke teistsuguseks. Et ma arvan, et alati ei olegi see totaalne muutus kõige olulisem, et on vaja leida selline mõistlik tasakaal nende uute ja vanade asjade vahel ja ega siis ainult digivahendi kasutamine ei ole ju õpetamises muutus, et sul on vaja ikkagi panna õpilane õppima. Et see on, ma arvan, see kõige olulisem ülesanne õpetajale. Mina tunnen seda, et inimene mõtleb ikka nende teadmistega, mis temal peas on. See tegelikult ei ole nagu minu filosoofiline paradigma, vaid see on Prantsuse lütseumi
ajalooõpetaja Liis Reieri seisukoht, et inimene mõtleb alati nende teadmistega, mis tal peas on. See on koolis väga oluline fundamentaalne pool, et mingisugused teadmised tuleb sealt kokku saada ja see on ühiskondlik kokkulepe, et mis need teadmised siis on. Siis mina olen ka üldiselt seda meelt ja võib-olla on Maria Tilga mõju väga tugev olnud oma kasvatusteadustega, et Eesti kool on ikkagi pigem konservatiivne ju ja see on ka tugev pool, et miks peaks loobuma ühiskonnas mingisugustest väärtustest, kuhu me oleme, ma ei tea, 5000 aasta vältel kasvatusteaduste ja pedagoogikaga jõudnud. Loomulikult tuleb mõelda seda, et mis on need 21. sajandi oskused, mida on vaja, aga lõpuks meeskonnas ei ole võimalik teha, üks on 21. sajandi oskus, et oskame teha meeskonnatööd ja oleme innovaatilised, et meeskonnas peab saama mõtestatult teha tööd, aga et sellele mõtestatusele tuleks sisu, on vaja sul päriselt teadmisi, et ei ole võimalik lihtsalt teha tegevuse pärast. Ja ma usun ka, et nagu siit tuli ennem, et ei ole lihtsalt vaja muuta ka nendel noortel juhtidel tohutult, et pigem vaadata seda, et mis on Eesti koolis sellist asja, mida tuleb kindlasti edasi viia. Ma arvan, et selline tugev pedagoogiline pool ja võib-olla toetada sellise ma ei tea, koosolekukultuuriga või mingise töökultuuri valdkonnaga, kuidas teha mingisuguseid asju efektiivsemalt või et kuidas läbiviidavaid koolitusi või asju muuta nagu tulemuslikumaks või et sellest väljundist oleks rohkem kasu. Mul käis üks 12. just rääkimas, mis on 12. klassis, Mihkel teab, et mis on efektiivne valitsemine või hea valitsemine, siis ta jõudiski sellele, et kaasav ja efektiivne, et eesmärk ei ole võimalikult paljusid kaasata, vaid kuhugi jõuda. Ehk võib-olla selle noore juhi ülesanne, kes tuleb kooli, ei peakski olema ainult kaasata, vaid et kui ta midagi nagu teeb, et sellel oleks väga selge nagu siht ja tulemus, et kuhu ta tahab siis jõuda. Et mitte muutuse pärast ja lihtsalt ajalugu kirjutamine, vaid see, et ta on midagi suurejoonelist, millele pärast vaadata, et see on väga hästi tehtud. Te elate, me elame väga erakordsel ajal. Palun lõpusõnadeks, olge head, mille eest teie seisate õppejuhtidena järgneva 5 aasta, 10 aasta perspektiivis? Mis teie leiate? Et eriti nüüd, kui on klassijuhataja teema-aasta välja kuulutatud Tallinna Haridusametilt, eriti nüüd, kus õpetajad on muutuste sees, mõnikord võib tunne olla nagu pesumasinas, ent samas väga põhjendatult, kui võtta kild killukaupa ja tuletada meelde, mille pärast me seal koolis oleme. Mille eest teie seisate järgneval 10 aastal noorte õppejuhtidena Eesti hariduse hüvanguks? Mihkel teeb otsa lahti. Ma arvan, et ma võtan ikkagi Madise sõnu ka kaasa oma mõttesse, et see, et ikkagi see, et eestlane ja Eesti peab ennast selliseks haridusrahvaks, et ma arvan, et iga kool Eestimaal, nii see, kus mina töötan, kui me kõik, tegelikult iga kool tunneb seda vastutust, me julgeme seda vastutust kanda ja see, et jällegi nii nagu Madiski olen ajalooõpetaja, et mõeldes sellest, kust Eesti rahvas on ikka läbi tulnud, siis ma arvan, et see on ikka, et see koroona on ikka köömes sellega võrreldes. Ja see tänane digirünnak ka. Ja see tänane digirünnak ja kõik ja oleme siiamaani nagu vastu pidanud, peame edasi ka vastu, aga just see, et tegelikult võib-olla see sama asi, et me oleme teinud võib-olla paar sammu oluliselt kiiremini ühiskonnana, kui me oleks arvanud ja kasutame seda tegelikult enda nagu hüvanguks ära. Et lähme siit täiega edasi, võtame siit kaasa parimad praktikad tegelikult, aga ärme unusta seda, et õppimine on õppimine ja kool ja see on kõik tegelikult ikkagi sotsiaalne protsess, kus ikka on päris inimesed, mitte ainult ekraanid. Aitäh! Oi, mul on väga palju asju, mida ma kohe 5 aastaga hakkaks realiseerima. Esimene võib-olla kõige suurem asi on see, et ma soovin, et Eesti riik tunnustaks oma õpetajaid väga tugevat haridusekspertidena ja lähtudes sellest reaalselt kuulaks, millest me räägime. Me räägime seda, et me peame mõtlema veel kord läbi oma õppekavaarenduse, eriti nüüd, kus me oleme sinna sisse kirjutamas erinevaid distantsõppe ja kõiki muid võimalusi.
Ma arvan seda, et Eesti riik peaks üleüldiselt väärtustama oma õpetajat rohkem ja ma olen seda ka toonud esile Tallinna puhul, et Tallinn on võtnud klassijuhataja teema aasta nagu eraldi võtmesse, sest see kogu kevadine periood kuni tänaseni on näidanud, kui palju peab klassijuhataja kandma. Ma tahaks, et Eesti riik oleks riik ja Eesti riigi juhid, sellised juhid, kus mõeldakse väga selgelt, et ükskõik millist otsust ühiskonnas tehakse, see avaldub Eesti koolis. 7. detsembril oli kohtumine Jüri Ratasega ja siis mina küsisin ühe Eesti ajaloo ühiskonnaõpetajate seltsi poolt esitatud küsimuse, kus oli, et meil on see sama referendumi teema üleval, et hea peaminister, et mis on see, kuidas mina täna jõustan neid õpilasi klassijuhatajana, kes on avastamas oma seda seksuaalset sättumust ja on läbi põlemas sellepärast, et nad ei saa lõpuni aru, et kas nad sobituvad siia ühiskonda või mitte. Et ka see pool ja võib-olla kõige lõpus on ikkagi see, et mis on meie hariduse olemuslik väärtus, mis on see, mida me ootame, et õppekavas me peaksime ära õpetama, kuhu õpitulemusteni jõudma ja ka väärtussüsteemis, et ma ei pea üldse õigeks seisukohta, et nüüd me lähemegi videotundidele üle või nüüd me läheme tsentraalsetele e-materjalide üle, et see kool, mida täna oleme Eestis teinud kontaktõppes, on väga kvaliteetne ja midagi, mida tuleks hoida, mitte nagu asendada sellega, mida me praegu läbi oleme tegemas. Mulle väga haakub sind kuulates Maajavadi kommentaar, kuna meie ekspertintervjuud on pikana vaatamiseks kohe YouTube'is olemas peale meie paneeldiskussioone, siis Maajavadi tuletab meelde, et igal haridusasutusel on oma nägu. Ja seda väärtust, mis selle näo taga on, digiruumis ei petta ära. Et ei ole ju mõtet arvata, et nüüd isegi kui me neid mõnes tunnis lubame neid musti kaste vaid, nägu sellest ei muutu. Kui me kasti sisse lülitame, on see nägu ikka alles. Et ma kuulsin just seda mõtet, et seda nägu tuleb hoida. Väga kena. Ja palun, Tiina. Siin kahe toreda ajaloolase vahel võtaks võib-olla seda oma mõtet kokku hoopis sedasi, et mina arvan, et minuga õppejuhi jaoks see aeg on põnev ja ikkagi õppija areng on kõige olulisem. Kõik see, mida me koolis muudame ja teeme, peaks toetama seda, et teadmised oleksid seotud oskustega, et need 21. sajandi oskused saaksid sinna teadmiste konksude taha pandud ja õppija oleks koolist välja tulles just nii kindel ja tugev, et ta saaks edasises elus väga edukalt hakkama. Aitäh teile selle erakordselt sügava ja mitmetasandilise paneeldiskussiooni eest.